Tervist, alustame täismängu intervjuuga, meil on olnud päris pikk paus, aga nüüd hakkame jälle stabiilselt oma saadetega pihta ja täna räägime juttu korvpallitreener Indrek Reinbokiga. Tervist! Tere! No, alustame võib-olla kõige sellisest värskemast asjast. Hiljuti olid Eesti koondise mängud, kus sa abitreenerina koondise juures olid. Kas see koondise aken tuli sinu jaoks heal ajal? Said sellise sujuva ülemineku, kui sa Kalev Cramo juures enam ei ole, said korvpalli juures edasi olla? Jaa, kindlasti selles mõttes minu jaoks oli ta mõnes mõttes oluline nii-öelda hoida ennast ikkagi sellises normaalses konditsioonis tööhoos ja ma arvan, et jah, pärast selliseid raskeid momente elus on hea kohe, kui sul on tegelikult tegevus olemas ja sa saad keskenduda mingile konkreetsele asjale. No kui sa võrdled Eesti koondist, kes käis Euroopa meistrivõistlustel ja seda koondist, mis praegu oli treeneri vaatest, kas sa tunnetasid mingit erinevust? Et ma ütlen, et lihtsalt kõrvalt vaadates tundus kuidagi see sihuke emotsionaalne foon kuidagi nagu positiivsem kui EM-il või kuidas see võistkonna sees tundus? No EM-i mõistes ju emotsionaalne foon ka nagu muutus ju tegelikult vastavalt sellele, kuidas meil läks ja akende puhul on kindlasti suur erisus see, et akendesse sa saad mängijaid alles teada põhimõtteliselt viimasel nädalal, et meil on olemas selline nii-öelda ideaalne list, keda me tahame saada ja tegelikult kõik need suured muutused toimuvad siin viimase nädala jooksul, sa saad teada, kes on sul terved, keda lastakse klubist tulema ja nii edasi ja siis hakkad võrdlema, kuidas läheb teiste koondiste nii-öelda komplekteerimisega, aga kui sa räägid nii-öelda sellest emotsionaalsest foonist, siis mulle tundub, et igal juhul akendesse tulemistel on poistel see hea koju tulemise tunne, et seda emotsiooni nad toovad kaasa ja neil on alati nagu tegelikult selline mõnus tunne tulla koju, mängida oma kodupubliku ees, et see on kindlasti, mis ka välja paistab. No räägime sinust kui treenerist. Tegelikult sa oled teinud läbi kõik etapid, mis sisuliselt teha on võimalik. Sa oled väikeste poistega alustanud, roninud üles, olnud noortekoondiste juures, olnud meistriliiga, ütleme isegi VTB tasemel, abitreener, peatreener. Kas see on ühe treeneri jaoks loogiline teekond ja parem kui kohe hüpata pärast mängikarjääri lõppu kuhugi suure võistkonna pingi peale? No seda on jällegi raske hinnata, mis see õige teekond on, aga ma ise arvan küll, et selline nii-öelda täismäng siis nii-öelda, et läbi teha kõik astmed, see annab sulle sellise laiema pildi, kuidas nii-öelda treenerina toimetada, millised pedagoogilised võtted sul erinevas vanuses nii-öelda on. Esiteks tuleb veel siin juurde see, et paljude nende samade poistega, kellega ma alustasin nii-öelda noortetreenerina, siis nad nüüd mängivad nii-öelda meestekorvpallis ja sa oled neid näinud kasvamas, arenemas, sa tunned neid läbi lõhki, mis omakorda aitab siin nii-öelda nendega töötamisel, nendega opereerida, jah? No kui palju saab laste ja noortega töötamisest võtta kaasa siis meeste korvpalli juurde? Et meil on tegelikult ikkagi kaks päris erinevat maailma. Sa pead silmas taktikalist? No ei üldse nagu ütleme seda treeneri kogemust näiteks, et sa oled teid noortega, sealt liigud meeste juurde. Kui palju sa saad siis seda noortega tehtud töökogemusest kaasa võtta sinna suurtele? Ma arvan, et seda saab väga palju kaasa võtta, et esiteks töö noortetreenerina, teiseks ma töötasin pikalt pedagoogina, kindlasti ma sain palju kogemust
tegin mingisugused eksimused läbi inimestega nii-öelda töötades, erinevad põlvkonnad, erinevad lähenemised, sa pead olema võimeline nii-öelda ennast muutma, kohandama oma õpetamise meetodeid, et see on, ma arvan, oluline, jah. No sa oled ju tegelikult ka selle aja jooksul, kui sa olid Kalev Cramo juures töötasid või siin suurte klubide juures, selle TTÜ korvpallikooliga ja Rimm ja mis need klubid kõik kogu aeg olnud seotud ja näinud seda noorte poolt ka. Kui palju sa tunnetad seda, et see noored on muutunud, need, kes korvpalli mängivad ja sa ütlesid, seda muutumist peab nagu endas ka nagu tegema, et kui palju sa seda tunnetad? No väga palju tunnetan, et kindlasti on erinevad põlvkonnad on erinevalt üles kasvanud, et kui me alustame siin sellest ajast, kui me nii-öelda taasiseseisvusime nende poiste nii-öelda ja noorte hoiakutest, võttes nüüd praegu, kes siin samas saalis käivad, siis nad on täiesti erinevas keskkonnas üles kasvanud ja täiesti erineval moel kasvatatud ja meie jaoks siin korvpallikoolis on juba nii-öelda tulevad teise lennu lapsed peale, et needsamad meie kasvatatud noored on juba lapsevanematena, toovad oma lapsi siia peale ja nemad on kasvanud juba totaalselt teises keskkonnas ja ma näen, et meil on tegelikult päris palju tööd siin, eriti veel nende treeneritega, kes on pikaajalised, et nemad peavad tegelikult kohanema juba tänapäeva nii-öelda standarditega ja sellist põkkumist siin nii-öelda selliste eluliste probleemidega on päris palju. Korvpall iseenesest on ka muutunud, aga sellised põhitõed ikkagi ju jäävad samaks. No sa ise oled ka ikkagi, võib öelda, vanema generatsiooni treener nagu vale ütelda, aga sa oled pikka aega olnud, eks ole, et sul on võib-olla siis neid teisi kolleege siin ka lihtsam natuke juhendada, et kuidas see muutumine peab käima. No ma arvan, et pigem on see selline, ma ei ütleks juhendamine, aga kuna ma olen mingis osas ajast olnud siin natukene kõrval, siis kõrvalt sa vaatad seda asja ikkagi natukene neutraalsemalt ja sul on võimalik anda hinnangute ja emotsioonivabalt tagasisidet, et jah, et seda on saanud siin teha küll, jah. Kuidas sulle tundub, kas tänapäeva noorte treenerite töö on läinud kuidagi professionaalsemaks või vastupidi, kuna need noored ise on muutunud, peab arvestama igasuguste muude kõrvalteguritega, siis selle võrra niisugust nagu tõsist sporti noorte seas on nagu raskem teha? Ma pigem jääks selle sinu lause teise poolega nõusse, et seda tõsist sporti tänapäeval teha on pigem keerulisem, et väljundeid, mida elus teha, on tulnud rohkem, seda sellist keskendumise osa ja sihti ühte asja teha on jäänud vähemaks ja seda on tunnetada eriti just võistkondlikel aladel, et kui sul on vaja luua grupp, kus sul ikkagi tekiks selline sünergia, et kõik oleksid enam-vähem sarnase motivatsiooni leveliga, siis selliseid kooslusi luua on juba päris raske, et on ikkagi olemas poisse, kes elaksid siin saalis pall käes ja on olemas noori, kes tulevad siin autoga maja ette ja 5 minti peale trenni lõppu juba pühivad siit minema, et teha oma mingeid järgmisi tegevusi ja see on praeguse aja dilemma, jah. Kui sa ise, sa mängisid ise meistriliiga tasemel korvpalli ka päris pikka aega, kui sa ise veel mängisid, kas sa siis juba tunnetasid, et sinus on niisugune hea treeneri materjal olemas ja see võiks olla see asi, millega tegeleda? Aus vastus on, et ei tunnetanud. Et see on tulnud kuidagi orgaaniliselt. Esiteks sellel ajal, kui ma mängisin, ma käisin ülikoolis, meil oli päris hea seltskond kursusele ja kursuse üles ja allapoole sattus kokku noori,
kes olid nii-öelda korvpallihullud ja isegi praegu, kui ma nüüd vaatan, et me pöörasime päris paljud oma kursuselt ka korvpalliusku, et mehed, kes tegelikult olid teiste spordialade mehed, töötavad praegu korvpallitreeneritena. Aga ütleme, see arusaam siis jah, sa ütlesid orgaaniliselt, et see arusaam sinu enda sees tuli ka kuidagi tasapisi ja arenes, et kui sa võtsid need noored ja sealt hakkas juba üles minema. See tuli, no kuidas ma ütlen, et see tuli niimoodi, et ühel hetkel nii-öelda jäi natukene siis energiat üle, et ainult spordiga tegeleda, õppimine meil nii või naa jooksis seal kuidagi sujuvalt taustal ja tuli selliseid pakkumisi, et kas te tahate proovida aidata meid siin. Sai erineval viisil siis aitamas käidud ja ühel hetkel me tegelikult ikkagi sõpradega otsustasime, et kui teha, siis tuleks teha seda asja ise, nii nagu me ise tahame ja nii nagu me seda ise näeme ja niimoodi see alguse sai. Tegelikult sa tegelesid noortega küll pikalt, aga sa korraks said ka päris korvpalli peatreeneri rolli päris noorena proovida. Üheks hooajaks oli siis, kui see Tallinna Kalevi ja TalTechi mingi ühend asi oli. No tegelikult 8 hooajaks. Või 8 hooajaks. Jah, et sellel ajal oli et Tallinna Kalev ja Tallinna Tehnikaülikool panid leivad ühte kappi ja neil oli 2 meistriliiga võistkonda, et minu jaoks oli see suurepärane üleminek tegelikult nii-öelda mängija karjäärist treeneriks, et sain täiesti rahulikult toimetada, kuna 2 võistkonda ja põhirõhk läks ikkagi esimesele võistkonnale ja tegelikult teise võistkonna materjal olid tegelikult huvitavad kutid ja ma sain tegelikult nii-öelda oma asju teha, oma asju proovida, mis töötab, mis ei tööta. Konkreetne ülesanne nii-öelda klubi poolt anti, et ma pean tegelikult tootma hooaja jooksul vähemalt mõned mängijad, kes liiguksid siis suuremasse võistkonda edasi ja ülejäänud osas nii-öelda sellist suurt survet peal ei olnud ja see oli esimene hooaeg ja pärast seda võistkonnad läksid omavahel lahku ja siis sain nii-öelda Tallinna Kalevi pool veel jätkata ühe hooaja, siis teha meistriliigat koos Kalle Klandorfiga. Kuidas sul see mängijate siis ettevalmistamine põhisatsi iseenesest nagu välja kukkus, et kui sa mängid meistriliigat, sa mängid nagu nii-öelda, võib öelda, et see on mitte duubel päris, aga ütleme nagu teise koosseisuga, et kui palju seal siis oli treenerina seda, et mängida tulemuse peale või kui palju siis seda, et tõesti sa pead 2-3 kutti üles tõstma, et selleks noorele mehele need dilemmad ja valikud on päris keerulised. No mul oli olemas mingisugune visioon ja mõte, mida nende noorte poistega teha ja see oli eelkõige nii-öelda lähtuvalt siis mingid asjad rünnakul, mida nad peaksid ära tegema ja kaitsest, mida me tahame saada ja olid seal sellised toredad kutid, kes ma teadsin, kellel on potentsiaali ja see dilemma ei olnud väga suur, et iseenesest kuna meil olid täiesti vabad käed, mida me teeme oma asjadega, siis ma sain rahulikult toimetada ja need mängijad kerkisid sealt nii-öelda loomulikult välja, et otse loomulikult need, kes seal pead kandma hakkasid, neid vaadati ülevalt poolt ja nende enesekindlus oli sellel hetkel päris hea ja neid liigutati sinna ülesse võistkonda, kus nad siis olid juba konkreetses rollis ja proovisid seal suuremat võistkonda nii-öelda aidata. Aga kui sa olid suhteliselt noore treenerina olnud 2 hooaega peatreeneri rollis, siis sealt edasi, ütleme, väga-väga pikka aega
sai sinust legendaarne abitreener, et kui, kas see oli nagu teadlik otsus, et proovida läbilööki siis kõrgemal tasemel abitreenerina või oli sinu jaoks nagu keeruline ka, ma ei tea, kui suur see ego sul on, et sa oled peatreener olles ja abitreeneriks, et kuidas seda ise hindad? Ei olnud keeruline, et elu ise toob sulle mingisugused võimalused ette, et kui ma Kalle juurest nii-öelda ära liikusin, siis see fookus läks tegelikult siin meie oma klubi peale, et ma tegelikult töötasin siin nii-öelda siis noortega edasi ja tegelikult oma mõttes ma teadsin, et mingil hetkel tuleb uuesti see võimalus meistriliigasse tagasi saada, et kas kohe peatreeneriks või abitreeneriks mul ei olnud nagu vahet, et mul oli soov ennast uuesti proovile panna ja tegelikult mul oli nagu väga hea meel, et kui ühel hetkel Alar Varrak nii-öelda tähele pani, et ma olen jäänud kuhugile nii-öelda ootele ja tal tekkis vajadus Graamo juures abikäsi saada ja kutsus mind sinna appi ja tegelikult sealt hakkas, ma ütleks võib-olla siis minu selline meistriliiga treeneri kõige suurem arenemisprotsess alles pihta. No see on päris kõva kool, eks ole, te panite ju VTB-d Eestis ikkagi nii-öelda tippklubi, Alar Varrak, sina, Martin Müürsepp seal juures, eks ole, et see kooslus, kuidas teil need rollid seal jagatud olid või mis see sinu sihuke esmane töö siis oli? No esmane töö oli ikkagi tehnilise poole pealt aidata, et kuna ma töötasin õpetajana seal edasi ja ma olin nii-öelda poole kohaga siis Graamo juures, et sellel hetkel aitasin natukene siis videoanalüüsiga ise alles seda nii-öelda nüansse õppides ja siis sain nii-öelda jällegi näha, mismoodi siis tegelikult VTB levelil või kõrgemal tasemel jällegi see töö käib, et jah, et aitasin esialgu pigem siis videopoolega, osalesin treeningutel nendel momentidel, kui nii-öelda graafik lubas. No VTB tase oli sel hetkel sihuke ikkagi sisuliselt tipp oli Euroliiga tase ju selle CSKA Himkid, kes mängisid Euroliigat, et kuidas sa tunnetasid seda metsikut taset võrreldes nüüd sellega, mis sa varem olid kogenud, et kas üks hirmu ei olnud, et sa teed seda skautingut näiteks, ma ei tea, CSKA kohta, et sul on ikkagi suur võimalus seal nii-öelda puusse ka panna? Ma ütleks, et neid tipptasemel võistkondasi nii-öelda skautida on lihtsam, jah, et sa saad aru, mis on selline põhiplaan neil, seal tehakse väga kvaliteetselt, väga lihtsaid asju, et mängijatel on seda kvaliteeti olemas, ei ole asju väga keeruliseks aetud, pigem on mingid metoodilised kohad, kuidas vastast hakatakse ründama, sa pead sellest aru saama, selline eksimusvõimalus nii-öelda tippvõistkondade skautimisel pigem on väiksem, et kui minna nüüd tagasi, siis ma ei tea, ütleme siis kohaliku liiga skautimisele, siis teinekord tabasid ennast paljudes olukordades, kus sa vaatasid vastase mängu, sa võisid vastase mängijale öelda, et ma arvan, et see plaan tegelikult teil peaks olema selline, et sa eksid siin, et ma olen teie mängu nii-öelda õppinud tundma, ma olen päris kindel, et su treener tahaks, et sa niimoodi lähed, et lõigates nii-öelda siis lahti neid kohalikke mänge, siis kindlasti siin sellist segadust või sellist nii-öelda üksteisest mööda minemist on rohkem kui nende tippvõistkondade puhul, jah. Aga sa mäletad, kas seal esimestel aastatel, kui sul
võib-olla tõesti kogemust oli vähem, kas tuli mõnikord ette ka, et see scouting läks ikkagi täiesti puusse? No lõppkokkuvõttes on ju peatreener, kes sind kontrollib, kes sind toetab, selliseid asju ei juhtu, et see on ikkagi, ütleme, sul on oma tööpõld, mida sa teed, aga enne kui neid asju presenteeritakse võistkondadele, siis tegelikult ju peatreener vaatab need asjad üle, et tema ju teeb tegelikult need lõplikud otsused ja kui siis pannakse mingi plaan paika, siis see pannakse ikkagi ühiselt paika ja pealik lõpuks on ju see, kes teeb neid viimaseid otsuseid ja kui seal näiteks nüüd midagi läheb nii-öelda esialgselt plaanitult mööda, siis jällegi tulevad need kohad mängu, kuidas treenerid oskavad situatsioonile koha peal reageerida ja kuidas seda siis mängijatele edasi anda. No Kalev Cramos abitreenerina töötades olid koos mitme erineva peatreeneriga, eks ole, et seal oli Varrak, oli Kairis, oli Stelmachers, Rannula, et kõik nad on ju tegelikult eritüübilised inimesed ja treenerid, et kui lihtne või kerge sul abitreenerina oli siis nende kõigiga kohaneda ja kas sa pidid oma mingit stiili seal ka muutma? Jaa, selles osas ma arvan, et see kohanemine on nagu oluline igal juhul, kui sa töötad inimestega, töötad spordivõistkondades, et tõsi, jah, nad on kõik erinevad inimesed olnud ja ma ise tunnetasin, et ma olin nii-öelda väga hea lüli siis klubi ja nii-öelda treenerite vahel, kui on juttu siin välistreeneritest, kuidas nemad omakorda kohaneksid nii-öelda Eesti eripäradega, Eesti keskkonnaga. Jah, sealt oli igalt treenerilt palju õppida ja palju kohaneda ka, et igalühel oli oma käekiri, omad nõudmised, omad töömeetodid ja sina abilisena siis pead ikkagi ju aitama oma peatreeneril ette valmistada neid asju sellise käekirjaga, mida nemad soovivad, jah. No aga ütleme, peatreener ja abitreener peavad ikkagi ka ju saama ühtseks tiimiks ja see mõtlemine peab vähemalt mingil määral minema nagu ühele tasemele või ühele niisugusele arusaamale, et seal ei saa olla, et sina näed mängu täiesti erinevalt kui sinu peatreener, et kui sul need peatreenerid on nii erinevad, siis sa oled pidanud enda seda nägemust ka kogu aeg muutma. Ma ei ütleks niimoodi, et ma defineeriks abilise rolli lahti niimoodi, et tegelikult kuidas asjadeni jõuda, on ju erinevaid viise, et kui sul on ideid, kuidas neid asju lahendada, siis omakeskis tuleb need asjad ikkagi läbi arutada ja kõik need erinevad versioonid peavad laual olema. Ja kui siis nüüd sealt siis ütleme ühiselt nõupidamiselt välja minnakse, siis juba liigutakse ühise otsusega edasi, et sellel juhul igal juhul tuleb olla nii-öelda ühise otsuse selja taga, et see on täiesti tavapärane protsess ja siin ei ole nii-öelda midagi imelikku, kui on mingites asjades, mingites lahendustes erinevaid nägemusi, alati saabki erinevalt neid asju teha, ja treenerite õpetamismeetodid ja taktikavalikud on ju ka väga erinevad, et pigem mul hakkas mingil hetkel võib-olla natukene siis ütleme enda jaoks mitte häirima, vaid sellist alarmi andma, kui ma juba väga sarnaselt hakkasin mõtlema peatreeneriga ja juba sekundi pealt mõtlema täpselt samu otsuseid
tekkis selline telepaatiline tunne, et siis nagu natukene enda jaoks tekitab sellist kahtlust, et kas ma peaksin ka peatreenerile tooma mingit teist vaadet, kui ma olen juba muutunud oma visioonilt ka hästi sarnaseks nii-öelda peatreeneriga. See teine vaade on väga oluline minu arust, et see teist vaadet ikkagi tuuakse sisse, et muidu see läheb väga ühte sellisesse auku. Ma arvan ka samuti, jah. Aga kes nendest, ütleme, kui me võtame need peatreenerid, eriti võtame nüüd kas need välistreenerid, Stelmacher, Kairis, et kumb neist nagu kergemini sinu ideid vastu võttis või kummal oli kergem oma mõtteid maha müüa? Nad mõlemad olid tegelikult hästi tugeva sellise oma visiooniga, aga temperamendilt ka täiesti erinevad, et Kairise puhul kindlasti olin ma sellises rollis, kus ma tegelikult, kus tema õpetas mind tegelikult hästi palju videoanalüüsi erinevaid nüansse kasutama ja ma tegelesin põhimõtteliselt selle materjali etteandmise ja siis erinevate nüansside ja taktikate õppimisega ja kui ma nägin seal enda jaoks mingeid uusi asju, siis me saime neid asju nii-öelda arutada. No Robertsi puhul kindlasti on üks sõna, selline märksõna sensitiivsus ja mängu tunnetamine, et tema kindlasti tegi otsuseid ka hästi palju lennu pealt tunnetades ja kui minule meeldib mõelda palju ette, stsenaariumid läbi, kõiki olukordi enda jaoks juba ette ära mängida, siis tema usaldas hästi oma vaistu, oma kiiret reaktsiooni ja kui oli neid momente, kus oli nii-öelda vaja mingeid asju läbi arutada, siis olid need suhteliselt sellised mõnusad, sellised korvpallialased diskussioonid, jah, ja väga intensiivsed. Aga mõlemad mehed tõid ju tegelikult siia ka oma abitreenereid kaasa, et see ju mingil määral tekitab sellise olukorra, et tuleb see peatreener, tal tuleb mingi oma kas siis kaasmaalane või abitreenerina kaasa, siis oled veel sina siin, et need kaks meest on kuidagi omavahel juba rohkem seotud ja on oht, et sa jääd nagu väljapoole. Nii-öelda sisering, kahemäe sisering ja siis oled kuskil sina seal. Ma saan aru sellest mõttest, et sellist, aga ma ei tunnetanud sellist olukorda lõpuks kunagi just sellel viisil, et kõik need välistreenerid vajasid enda jaoks usaldusväärset sellist kontakti, sidet nii-öelda kohaliku süsteemiga ja seda nad minu käest said ja selles osas ma sulandusin alati nendesse puntidesse suhteliselt hästi sisse. No see, et sul oli mitu peatreenerit, Kalev Cramos andis võimaluse ka kõrvalt näha niisuguse uue treeneri tuleku efekti, siis mingil hetkel tekib niisugune stabiilsus või stagnatsioon mingil määral ja siis ka mingisugune langus. Et kuidas sina neid iga treeneri juures neid protsesse nagu tajusid? No ma ei ole nagu väga sügavalt nii-öelda tagantjärgi vaadanud, mismoodi siis ajalises raamis need asjad nagu töötasid, aga kindlasti kõik need treenerid, esiteks Kairis tuli ju poole hooaja pealt ja Roberts tuli 2 hooaja vahel ja Eiko tuli 2 hooaja vahel, et need vahetused on olnud natukene erinevad, et kui Donaldas tuli, siis tema kindlasti tuli situatsiooni, kus oli vaja muutusi sisse viia. Sa nägid seda šokiefekti, mis alguses töötas,
siis sa nägid seda efekti, kuidas siis prooviti muuta mingisuguseid asju ja tegelikult mida siis lõpuks, mis kõige rohkem töötas lisaks väikestele taktikalistele muutustele, oli kindlasti võimalus nii-öelda teha väike selektsioon mängijate juurdetoomisel või väljavahetamisel ka, et need on need efektid, mis nagu töötavad, mida me näeme, mis töötavad ju igal pool, et jah, neid sai nagu lähedalt näha, aga ma sellist imevõtit siin praegu nagu ei oska välja tuua, jah. Aga ütleme see olukord, kui Alar Varrak lahkus ja Kairis tuli asemele seal keset hooaega, sa nägid, et asjad said asja sees, sa nägid, kuidas asjad liikusid allamäge ja tehti see muudatus, et kui palju sa näiteks abitreenerina mõtlesid, et mis variandid üldse toona nagu olid, kas samamoodi jätkata või sa ootasid, et tuleks mingi muutus või kuidas abitreener niisuguseid asju läbi elab ja enda jaoks läbi mõtestab? No mina sellel hetkel pigem vaatasin seda isiklikust perspektiivist, et mul oli otsuse koht üldse olles Alari nii-öelda meeskonna liige, et kas ma jään sinna organisatsiooni edasi või ei jää, et sellel hetkel klubi nii-öelda pöördus minu poole, nendel oli nii-öelda selline hea läbirääkimise võime, et miks ma sinna võiksin jääda. Nad lõid mulle nii-öelda pikema perspektiivi klubi juures toimetamiseks, et sellel hetkel pigem, ütleme ausalt, ta oli ikkagi isiklikust sellisest isikliku poole pealt lähtuv otsus, jah. Kas see perspektiiv nägi ette ka seda, et sinust võiks kunagi peatreener saada? Seda peab küsima ikkagi teise poolega. Kas sul jäi endale siuke arusaam? Minul kindlasti on olnud selline, kuidas siis nii-öelda klassikaliselt öeldakse, selline Marshalli kepikene on kogu aeg olemas, et soov ennast arendada, soov ennast proovile panna peatreenerina oli kogu aeg olemas ja ma ise nägin küll, et ma arenen piisavalt, et seda vastutust mingil hetkel ise ka võtta, jah. Aga kas siis ütleme, hingeliselt oli mõnikord ka siuke pettumus suur, kui kõigepealt tuli Kairis, see oli nagu loogiline, said veel võib-olla vähe olnud, aga siis tuli Stelmacher, siis tuli Rannula, et nagu ikka ei saa? No mis sa arvad? Arvan, et oli. Ei, selles suhtes kõiki neid elus juhtuvaid sündmusi tegelikult saab võtta nii-öelda emotsiooni tasandilt ja saab võtta sellelt tasandilt, mida sa tegelikult nii-öelda kontrollida saad. Et minu kindlaks tugevuseks on olnud alati see, et mul on suur töövõime, kui mul on nii-öelda eesmärk võetud, siis ma sellest kergelt lahti ei lase, et ma liigun selle poole ja väga raske on nii-öelda mult jalgast alt ära lüüa, et ma töötasin edasi ikkagi selle perspektiiviga, et ma jõuan sinna. Aga veel, kui sa oled abitreener, võtame siis Stelmachersi perioodi, mille lõpp võib-olla ei olnud ka kõige helgem, eks ole. Et kui palju sellises olukorras abitreener peaks jääma siis peatreeneri selja taha, võib-olla õige väljend, vaid olema nagu üks organism peatreeneriga või abitreener võiks sel hetkel näha ka juba seda, et mingid muutust on vaja teha ja töötada juba selle nimel, et see muutus tegelikult tuleks? See on hea küsimus, jah, et kõiki neid muutusi sa tegelikult ju
peaks presenteerima juba ju siis meeskonna liikmena, selle staffi liikmena olles oma peatreenerile ka, et kui ja minul vähemalt ei ole sellist kogemust olnud, et keegi nii-öelda peatreeneritest oleks täiesti nii-öelda jätnud head nõuannet kuulamata. Et jah, et vastus siis sellisele küsimusele, et see läheb juba pigem siis sellise nii-öelda jalasaagimise kategooriasse, et mind ei ole niimoodi kasvatatud, et kui mul midagi nagu öelda oli, siis kindlasti sai need asjad välja öeldud. Ja. Et väikest saekest tagataskus sul ei ole? Ei. Aga sellises olukorras, kui võib-olla kõik asjad ei õnnestu meeskonnal hästi ja sul näiteks abitreenerina on nägemus, kuidas peaks tegema, presenteerid seda peatreeneril on teistsugune nägemus ja nagu sa ennist ka rääkisid, et kui asjad on läbi arutatud, siis lähte tegema seda, ühtse meeskonna seda nägemust, mis kokku lepitud. Kui palju sa oled pidanud siis nagu enda arusaamade vastu pidanud tegutsema ja töötama, ehk siis tegema asju, mis sinu arust võib-olla pole kõige õigemad ja ka mänguliselt, ütleme, siis tegelema asjadega, mis ei ole kõige võib-olla parem plaan sinu arvates ja kui raske see enda arusaamade vastu tegutsemine on? Ei ole, et sa praegu proovid kogu aeg sinna suunda minna, mul ei ole sellist kogemust, et tegelikult kui treener tuleb, siis selline suur struktuur saab ju kohe paika, et väga palju sa hooaja jooksul ei ole mõistlik nii-öelda hüpata sellest raamist välja, et hooaja alguses pannakse tegelikult sellised põhireeglid paika, millega siis elatakse, kindlasti tulevad erisused, kuidas lahendada mingisuguseid keerulisemaid situatsioone sinna sisse, siis see on võib-olla see osa, kus annab midagi mängida, aga üldjuhul sa pead ikkagi elama oma mängijate oskuste peal, teha kiireid otsuseid, neid lahendada ja sa annad neile siis nii-öelda sellise šablooni ette, mille sees nad opereerivad, et nendel on omavahel ühine arusaamine, kuidas nad neid asju kommunikeerivad. Kas eestlasest peatreeneriga on abitreeneril lihtsam töötada kui välismaalasega? Mõtlen, kui Eiko lõpuks tuli, sul oli paar välismaalast peatreenerit olnud, siis tuli Eiko, Eesti oma mees, läks kuidagi see elu on nagu lihtsam sedasi või? Kindlasti jah, et esiteks on see ühine kultuuriruum, mis aitab kaasa, kindlasti on lihtsam mingisuguseid asju omavahel arutada, et jah, eestlasega on kindlasti lihtsam ja Heikot ma teadsin ju enne mängijana, me olime kokku puutunud ka treeneritena juba enne seda, kui ta siia tuli, et ma ju teadsin tema käekirja, tema nii-öelda sellist ka treeneri olekut, jah. Välistreenerist veel korraks ja Eesti treeneri võrdlusest rääkides, et kuidas sulle tundub, kas mängijatel, ma mõtlen just Eesti mängijatel, on ikkagi välistreeneritega see kontakti saamine ja kuidagi niisuguse parema tunde tekkimine keerulisem kui eestlasest treeneriga? Ma küsin sellepärast, et näiteks meil endal võistkonnas ka eelmine aasta meil oli abitreener, oli välismaalane pool hooaega ja ma nagu selgelt tunnetasin, et niisugust nagu head kontakti nagu just kohalike mängijatega ikkagi ei tekida, võib osata keeli, kõik oskavad keeli rääkida ja võib-olla normaalne inimene, aga ikkagi sellist head sidusust ei tunne, ei tule nagu. Aga kui peatreener on veel välismaalane, siis saab ilmselt veel keerulisem. No sellel on omad plussid ja miinused, et kindlasti on selline distants mõnes mõttes nagu vajalik. Kui sul on kohalik treener, siis suure tõenäosusega on ta seda mängijat näinud
juba väiksest peale, et see treenerite kogukond tegelikult on ju ikkagi suhteliselt väike meil, nad kõik teavad neid mängijaid, kes meil siin üles kasvavad, kellest lõpuks meistriliiga mängijad saavad, mingil hetkel nad kindlasti on kuskil kellegiga kokku puutunud läbi koondiste, läbi rahvusvaheliste turniiride ja see kontakt on juba läbi selle olemas, isiklikud kontaktid, Eesti on nii väike, pooled perekonnad on omavahel tuttavad, et see on mõnes mõttes nii-öelda pluss, mõnes mõttes on ka miinus, kui on vaja, meie võistkondliku spordiala puhul on ikkagi vaja toimetada sellise mingil määral konflikti ja piire kompamise piiri peal, et kui siis see suhe on väga isiklik, siis neid momente vähemalt minu jaoks on väga raske teha, et kui ma tean, et see sellise töövõttena nii-öelda töötab, siis pärast koju minnes ma tunnen ennast kehvasti, et jällegi minu jaoks sellised ümberlülitumised olid päris keerulised ja kui sa oled välistreener, siis ma arvan, et temal selliseid töövõtteid kasutada on tunduvalt lihtsam, et tema on neutraalne, tema tuleb siia korvpalli mängima, korvpalli õpetama, mingi eesmärk, mida ta peab täitma, selle poole liikuma, teda ei sega ükski selline siis nii-öelda isiklik tegur seal taustal. Sa ei jaga siis seda mõtet, et kõik, mis räägitakse treeningul, mängu ajal, riietusruumides, et need tavaellu kaasa ei tule pärast, et see on mängujutt või trennijutt ja pärast tuleme välja ja räägime hoopis teisi asju ja teistmoodi. Jah, just niimoodi see peaks käima, et see ümberlülitumise võime peab meie spordiala juurde käima, et sellel hetkel, kui me oleme treeningprotsessis, sellel hetkel, kui me oleme võistlemisprotsessis, see on hoopis teine olukord, kui see trenn läbi saab. Kui palju sulle tehti Kalevi abitreenerina olles ettepanekuid asuda mõne muu klubi peatreeneri kohale? No üht-teist ikka kuulda oli aeg-ajalt. Ja, neid ikka tehti, jah. Aga nagu ma ütlesin, et mul oli oma peas selline eesmärk olemas, võib-olla natukene pikalt ja jäärapäiselt hoidsin kinni, oleks võinud leida ka muid teid, viise, kuidas jõuda sinna sihtpunkti, aga need on olnud minu otsused ja minu teekond, jah. Kas see, et Heiko siis eelmise hooaja keskel otsustas Poola minna, oli sinu jaoks nagu selline kergendus või? Sa said aru, et siis nüüd lõpuks sinu tund tuleb või? Ei, mul oli hea meel, et Heiko jaoks kõik nii-öelda sujus väga hästi, et tegelikult selline nii-öelda edasiminek tugevamasse liigasse ja lõpuks seal ka õnnestumine kohe, et see tegelikult tegi mulle pigem head meelt ja ega siis lõpuks, kas mina seal kohe jätkata saan või valitakse kedagi teist, et see on ju tegelikult ju klubi otsus, et selles osas ma ei oska kommentaari öelda, kui kiire või kui loogiline see valik nende jaoks sel hetkel oli. Aga ikkagi, ühel päeval läksid koju abitreenerina, järgmine päev tulid trenni nii-öelda peatreener, piltlikult öeldes, eks ole. Et kui suur see muutus, see sisuline muutus sinu enda jaoks siis see oli, et hoopis teine vastutus ju? Jah, kindlasti, et
see vastutus nii-öelda Eesti esivõistkonna ees olles, see on tegelikult mega suur, et teades, et sa pead tegelikult nii-öelda kõik asjad koju ära tooma, kui seda nii-öelda endale iga päev õlgadele panna, siis on jah, päris raske elada, et seda kindlasti tuli enda jaoks normaliseerida, keskenduda nendele asjadele, mis sind sinna eesmärgi suunas aitavad viia. Oli hirmu ka? Ei, kindlasti mitte. Et no ütleme, selles suhtes, et selle koha peal nagu põrumise võimalus on ju suurem kui edu saavutamise võimalus, võib ju nii ütelda tegelikult. Eriti kui veel niimoodi poole pealt üle võtta ja ütleme, eelmise peatreeneriga käis kaasas sellise suure edu aupaiste ka, eks ole, et seal seda hooaega nüüd lõpetada meistritiitliga, mis sul tegelikult lõpuks õnnestus. See oht mitte see tiitlit võita ikkagi, ma arvan, et oli täiesti olemas. See on alati olemas, et ise ma pean ennast ikkagi sellise riskide võtmise koha pealt tavainimesest pigem erilisemaks, et ma ei ole kunagi elus olnud nii-öelda väga põdeja või selline, kes väga alalhoidlikult mingisuguseid asju läbi kalkuleerib, vaid pigem ma olen näinud asjades võimalust ja julgenud neid asju ette võtta, et see on olnud alati üks minu selline omadus, jah. Aga mis oli esimesel peatreenerina töötamise päeval sinu jaoks teistmoodi kui ütleme eelmisel päeval? Jah, hea küsimus. Ega teistmoodi ma üles ei ärganud, et kõik see rutiin tegelikult ju oli sama. Lihtsalt plaan, kuidas asja teostada, see oli nüüd kõik minu peas, kuidas seda teha, tuli kiiresti mingisuguseid muutusi sisse viia, leida endale abilisi või abiline sellel hetkel, kes täidaks tühjaks jäänud koha, tuli tegelikult leida võti, kuidas nii-öelda võistkond tegelikult ju samamoodi siis sellisest uuest olukorrast, mis ka paljude jaoks võib-olla oli šokeeriv, kuidas nad sellest kiiresti välja tuua, kuidas see fookus tagasi nii-öelda põhieesmärgile saada, et väga ei olnud aega mingisugustele enda asjadele mõelda, et õnneks tuli mõelda teiste asjade peale. No võiks olla ka nii, et hommikul ärkad üles ja mõtled, et vau, ma olen nüüd Kalev Cramo peatreener, et aga selle jaoks ma saan aru, jah, aega ei ole või korraks võid selle mõtte endale peast läbi lubada, aga see ei maksa midagi. Et see võtmeküsimus on ikka sellises olukorras see, et kuidas see võistkond hakkaks sind aktsepteerima nüüd peatreenerina, et siiamaani see abitreener, see roll on ikka natuke teine, et nüüd meeskond aktsepteeriks, et võt nii, mina või see mees on nüüd boss ja neid asju siis ka meesteni viia, mida sa tahad nagu viia. See ei ole, jah, ta niimoodi suures plaanis ju võiks välja näha, et kindlasti sai kõigiga tegelikult korraks maha istutud, korraks see uus olukord läbi räägitud, aga ja ma nagu ei tunnetanud, et midagi nagu minus peaks teistmoodi olema, või ma peaksin kuidagi teistmoodi väljenduma, käituma. See aktsept ikkagi tuli mängijate poolt suhteliselt loomulikult. See hooaja lõpuks oli õnnelik, Eesti meistritiitel tuli ära, Eesti-Läti liigas nii hästi ei läinud, et kui palju ütleme, see Eesti-Läti liiga lõpp
tekitas sinus niisugust stressifaktorit? No ma olen väga nii-öelda võiduhimuline, siis kindlasti mul olid isiklikud eesmärgid samamoodi nagu võistkonnal jõuda nii kaugele kui võimalik Eesti-Läti liigas ka, et selle jaoks me siin ju proovisime jaanuaris kohe leida võimalusi nii-öelda, kas me teeme võistkonnas mingeid muutuseid või ei tee. Sellel hetkel me ju loobusime ühest mängijast, otsustasime, et meil on tegelikult see seltskond, kes seal on eestlaste näol, et nendel peaks olema ikkagi hea võimalus ise näidata, et nad on võimelised või me oleme võimelised võistlema Eesti-Läti liigas ka finaalkoha eest, ka esikoha eest, ja järgi jäi meil selles suhtes suhteliselt Eesti nagu võistkond väga noore skooriliidriga ja me läksime seda püüdma ja paratamatult, kui sul on noored mehed käes, siis sellises play-off'i situatsioonis ei ole midagi garanteeritud, et ta läks sellel hetkel niimoodi, et me selle ühe mängu võtmes ei suutnud oma sooritust ära teha ja see kindlasti jääb kripeldama, aga see on üks spordi osa ja sellest ma arvan, nii-öelda kasvasid need mängijad seal, võttes siis sellesama hooaja lõpu ette, kus me tegelikult juba olime siis mingis mõistes selle karastuse saanud, kuidas siis ikkagi need päris lõpud ka enda kasuks ära keerata. Kas peatreenerina kaotuse valu või pettumus maitseb kuidagi teistmoodi kui abitreenerina? Jah, kindlasti on see lõppvastutus on ju ikkagi ju sinu peal, et need momendid on vähemalt minu jaoks, ma ei ole õppinud neid asju enda jaoks väga hästi talutavaks teha, et need alati mõjusid rängalt ja kindlasti oli selline õppimise protsess minu jaoks ka, kuidas siis selle poolega toime tulla ja sellest lahti lasta ja edasi minna. Kuidas sa toime tulid, mis aitas? No eks aitas kindlasti seekord ikkagi väga palju pere tagant, kes nägi seda uut situatsiooni ja neid asju sai nii-öelda siis seda tuge sai pigem ikkagi nende inimeste poolt, kes sul on lähedased ja õnneks on Kalev Cramo graafik selline, et ega seal ei saagi nagu väga pikalt enda sisse süüma jääda, et sul lihtsalt elu tuleb peale, sa pead tegema kiire analüüsi, sa pead olema põhimõtteliselt järgmiseks hommikuks ennast terveks ravinud ja sa pead olema ümbersündinud. Ega see lõputu endas kaevamine kasuks ei tule tegelikult sellises olukorras. Uueks hooajaks said siis ise meeskonda nii-öelda komplekteerida ja vaadata ja on need võimalused, kuidas on, aga ikkagi see on jälle teistmoodi kui abitreenerina. Palju sa abitreener üldse varasematel hooaegadel meeste palkamise juures olid või selle otsuse langetamise juures? No, kindlasti said ju ka pilgu peale visata ikkagi, kes sa valikus ja nii edasi. No see protsess eeldab seda, et seal on ikkagi mitu inimest juures, et lõppvaliku teeb peatreener,
aga nende mängijate profiilide läbitöötamine on kindlasti nii-öelda siis suurema väiksema, kuidas erinevates võistkondades on staffi osa ja eks ta sõltub ka peatreenerist, kui palju ta nii-öelda siis sellist kõrval olevat sisendit juurde tahab saada, et jah, alates Stelmarsi ajast siis kindlasti abitreeneritena me pidimegi oma sisendi nii-öelda panema, et iga mängija valiku puhul tegelikult need otsused on kaalutletud, kõiki osapooli kuulatud, kes on selle otsuse juures olnud, jah. Palju sa oled mängijate valikul kogenud seda, et kogu see info, mis on õnnestunud koguda, need videod annavad ühe informatsiooni ja tegelikult mees osutub teistsuguseks või mitte päris selliseks meheks, nagu see info või videod eeldasid? Jah, selles businessis on samamoodi sellist siis ütleme suuremaks müümist väga palju, et see on jällegi selline treenerite kogemuse osa sellest aru saada ja sellest mitte ennast petta lasta, et üks asi on see, mida sa numbrite taga näed, üks asi on see, mida sa videopildist näed, siis kindlasti sa juurde uurid ju inimese personaaliat, juurde uurid inimese või mängija sellist nii-öelda vigastuste tausta ja seal tuleb alati sellist, kuidas ma siis ütlen, seal tuleb hästi palju siis nii-öelda filtrit tööle panna, et saada aru, mis on õige, mis on vale, palju midagi saab usaldada, palju nii-öelda on siis nii-öelda sulle natukene rohkem müüdud, kui seal produktis nii-öelda olemas on. No ütleme, eurooplaste või Euroopas ka aastaid mängida ameeriklaste puhul on see tausta kogumine ikkagi nagu lihtsam. Kui võtad otse USA ülikoolist, siis on ikkagi tihtipeale see on nagu selline must auk natuke, kus need mehed välja vupsavad ja seal ei pruugi mingit kontakte sul tekkida, et seda infot kätte saada. Et oled sa nõus sellega, et seal need riskid on suuremad või kuidas nagu sinu kogemus seda näitab? Jah, et riskid on mõnes mõttes suuremad siis, kui sa tegutsed turul, mis on täiesti uus sinu jaoks, kui see agent, kelle läbi sa nii-öelda kontakti võtad, kui sul ei ole temaga enne mingit kontakti olnud, et on need riskikohad. Tänapäeval tegelikult ikkagi selline ülemaailmne kättesaadavus suhtlusaspektis on tegelikult päris hea, et sellist infot, mida vaja on tegelikult võimalik nii-öelda ise välja kaevata ja sa leiad alati üles selle kontakti, kes juhatab sind selle inimeseni, kellelt nii-öelda otse midagi küsida, et me oma valikutes tegelikult nägime hästi palju vaeva, et kõik need infod, mis meil võimalik saada on, oleks saadaval, arvestades seda aega, mis meil nende valikute tegemise juures oli, et need vead tulevad tavaliselt siis sisse, kui hakkab tekkima selline ajaline surve sinna taha ja neid otsuseid tuleb kiiremini teha, kui sa tahaksid ja siit jällegi tulles tagasi, jah, niisugustes, ütleme siis Kesk-Euroopa stiil või suuremate organisatsioonide stiil on tegelikult neid asju ette planeerida, ette mõelda, värbamise protsess hakkab juba tegelikult poole hooaja pealt pihta, silmas pidades järgmist hooaega, et
kaardistatakse enda jaoks huvitavad mängijad, vaadatakse, kuidas neil läheb, on olemas listid, mida siis juba on kokku pandud positsioonide jagu, et selline süsteemsus aitab selliseid erroreid siis vältida, aga siin tuleb jällegi mängu raha, et kui sa hakkad sellist süsteemi looma, siis sa pead ju teadma ka nii-öelda oma võimalusi, millises segmendis sa nii-öelda omale mängijaid saad valida, et kui me räägime meie kohalikust liigast, siis ongi need otsused tegelikult hästi paljuski tuleb teha siin suve jooksul sellest nii-öelda poolist või osast, kus on võistkondadel võimalik endal mängijaid valida ja siis käib hästi intensiivne töö esiteks selle profiiliga tutvumiseks, saades aru, et see sobib sulle sinu teiste mängijatega kokku, sinu süsteemiga kokku ja siis sa pead minema veel nii-öelda sellesse osasse, kus sa proovid aru saada, mis on selle mängija nii-öelda persooni taga. Kui me räägime päris kohalikust liigast, siis kui me ütleme, püüame sealt nii-öelda 1000–1500 euro meeste tiigist neid kalu tõmmata, siis ikkagi see loterii moment jääb ka ikkagi päris palju külge. Et seda näitab ka see ju tead, et iga hooaeg klubid ju ikkagi toovad ja saadavad tagasi ja mingi vahetamine käib. No, see on täielik loterii, et sealt sellisest sealt leiab ägedaid kujusid, sest see mängijate valik, mis tegelikult Ameerika poolt tuleb, et see on ju tegelikult meeletult suur, aga jällegi, et tegemist on ju inimestega, kes peavad omavahel kokku sobima, lisaks sellele, et tal mingisugune mänguline oskuste pagas on olemas, siis see on see kõige suurem loterii pool seal, jah. Kui sa praegu tagasi vaatad, kas oleks olnud õige sel suvel Eesti koondisest loobuda? Said esimest korda klubi peatreener, sul oli meeskonna komplekteerimise vastutus ja siis tegelikult tuli EM-finaalturniir peale, suur fookus läks sellele ja võib-olla kahe nii olulise asja jaoks nii lühikese ajaperioodi sees lihtsalt nagu inimeste jätku. No esiteks on vara minu enda jaoks tagasi vaadata, aga tegelikult jah, igasugune selline loogika ütleb ju, et asi oleks efektiivsem, kui sa keskendud ühe asja peale, aga mina usun iseendasse, oma töövõimesse, oma energiasse. Ma olen selle asja sees olnud väga pikalt, ma tean, kuidas ma suudan ennast jagada mingite asjade vahel ja ma nägin, et mul on piisavalt abilisi, et see asi ära teha, aga igal juhul, kui taga ajada mingit kvaliteeti, siis peab keskenduma otse loomulikult ühe asja peale elus aga meie riigi väiksuse juures sa pead olema igas oma otsuses paindlik ja Eesti koondisega töötada, no see on tegelikult väga suur privileeg ja väga suur väljakutse, millest minul spordimehena ei ole õigust nii-öelda ära öelda. No ja samas teed ka Heiko peatreenerina oli ju samas seisus nagu sina, ta oli esimest korda seal Poolas peatreeneri rollis, samal ajal ka koondis, et noh, eks see nii ongi, et tulebki kõiki asju teha, aga kui keeruline on näiteks EM, no see on suur asi, tegite EM-i ära, noh lõppes nagu ta lõppes, ikkagi korraks tuleb see selline nagu pingelangus või nagu selline tühja tunde moment peale, aga tegelikult see klubi juba ju ootab, et sa tuleksid, hakkasid tegutsema. Kui raske see üleminek on treeneril, ütleme, sellisest koondise juurest nüüd sinna klubi korvpalli minna, just sellisel hetkel ka? No me oleme siin neid üleminekuid praegu päris mitmel korral puudutanud,
et ei ole olnud võimalust mingit üleminekut teha, et kõik tegelikult on olnud sünkroonis, töötanud samaaegselt ja igapäevaselt on need asjad nagu koos liikunud, et põhimõtteliselt minu jaoks ei ole ju mingeid üleminekuid olnud, et samal ajal kui koondis mängis, siis tegelikult Kris hoidis mind ju kursis, kuidas läheb võistkonnal, mis suunas me liigume. Ja siis seal ju põhimõtteliselt oli ju meil ka ühe mängu taga kinni, kui et me oleks EM-il edasi liikunud. Läks niimoodi, et me ei liikunud edasi, sest põhimõtteliselt järgmisel päeval ju ma sõitsin Gramoga kontrollmängule. No ta oligi, ma mõtlengi seda, et kas see üleminek on, ma mõtlesingi rohkem seda, et kas hommikul ärgates näiteks seal, ma ei tea, 1-2 päeva pärast EM-i oli peas mõte, et kurat, ma ei viitsi praegu sinna Kalevi juurde minna, ma tahaks tead praegu, ma ei tea, puhata, niisama olla. Ei, ma ütlengi, et minu jaoks ei ole kunagi sellist momenti olnud, et ma tean, et minu sõbrad, minu lähedased, kui ma jään nii-öelda puhkerežiimile, siis see on kahtlane jah, et ma hakkan siis, keegi ei ole harjunud, kui mind on liiga palju kuskil siis olemas, siis ma hakkan nende tegemisi segama, et ma olen kogu aeg tegelikult olnud liikumises, see on nii-öelda loomulik osa ja need switchid nii-öelda ühe tegevuse pealt teise tegevuse peale, need hoiavad nii-öelda ajutöös, need hoiavad sellist, ütleme, spordivõistkonna juures töötades, siis üks väga oluline moment minu jaoks, millest ma puudust tundsin, kui ma sportlasena lõpetasin, oli see selline sportlik adrenaliin, mida sa saad võisteldes, et asudes treenerina tööle, siis kindlasti see on natuke teistmoodi ja adrenaliin, mida sa said sellest kätte saada, aga see on kuidagi selline asi, mis on mind saatnud ja milleta ma nagu ei oska olla, et kui seda väheks jääb, siis keha hakkab sellest märku andma, jah. Kui sa oled peatreener ja sa näed, et meeskonna mäng ei ole päris see, mis ta võiks olla, siis kuidas sa tunnetad, kui palju sinul peatreenerina näiteks on hoobasid, et tuua siis seda muutust? Väga palju on võimalik mängu ajal nii-öelda muutusi tuua, et esiteks, no jah, see jällegi need situatsioonid on ju hästi laia varieerimisega, aga mängu jooksul on sul ju võimalik tuua mingisuguseid asju, mis taktikaliselt mõjutavad, mingisuguseid asju, mida sa saad emotsionaalselt muutma hakata, et need on siis nii-öelda mängu manageerimise põhielemendid, et jah, et sinu küsimusele vastas, et seal on minu jaoks on kindlasti väga palju võimalusi ja ma ei ole kunagi tundnud, et kui võistkond on 20-ga ees või 20-ga taga, et siis kuidagi peaks jätma võistkonna edasi juhendamata või edasi opereerimata, jah. Aga kas lootust sa tunnet vahest ei ole tekkinud, et kurat, ma proovisin seda, ükski asi ei töötanud, no ei ole midagi teha ja näed, -20 on tabloo peal? No erinevatel tasanditel on jällegi need küsimused on alati õhus, jah, et mingil hetkel sul on tõesti, esiteks on see mäng jookseb võib-olla nii kiiresti käest ära, et seda ei saagi nagu proovida, ja mingil hetkel, mingil põhjusel mingi tööriist sul ei lähegi üldse tööle, mida sa nagu ütled, et seda peaks tegema, et see on jälle teine pool, et kui mingi taktikaline asi sisse viia,
siis peab olema need elluviijad ka olemas, et see on jällegi sellise spordivõistkonna võlu ja valu, et need tööriistad ja see, kes seda tööriista liigutab, et seal vahel peab ka kõik see jada nii-öelda töötama, et see on mõnikord on nii-öelda see error siis võib-olla ühel pool, mõnikord on teisel pool ja teinekord ka läbi nende vigade ikkagi jõutakse selleni, et see mäng võidetakse ära, et minu arust, et see on ikkagi kõige parem kunst, et ükskõik mis situatsioonis, mismoodi need asjad jooksevad, sa ikkagi suudad selle lõppresultaadi positiivsena kätte saada. Aga kas sa oled tunnetanud kunagi sellist asja näiteks time-out'i ajal, et sa räägid meeskonnale oma idee ära, mida nagu tegema peaks, aga kogu see info nagu põrkub tagasi või ei jõua kohale? Ja mida siis sellises olukorras teha? No jällegi siin sõltub võistkonna sellisest koosseisust, et sa pead aru saama, milleks nad võimelised on. On olnud seltskondi, kes tegelikult siis ütleme niimoodi, et võtavad uue idee lennult vastu. On olnud seltskondi, kelle jaoks tegelikult peaks need asjad olema kuskil läbi käidud ja on olnud kooslusi, kelle jaoks sa peadki mingeid kindlaid asju ainult tegema, et need töötaksid, et siin on jälle treeneril varieerida ja sa pead aru saama, millised su võimalused on, et jah, ja kui on nii-öelda sul suurem seltskond abilisi, siis sa tegelikult juba tead ka mängijaid, kui on time-out, on ju, kes võtavad infot omaks verbaalselt, kes võtavad visuaalselt, on ju, ja siis sa veel saad nii-öelda siis oma abilisel võib-olla lasta kellelgi veel seal mööda minnes öelda, et kuule, et see asi, mäletad, see tuleb siit, et kas sul on oma osa meeles, on ju, et ja on ka neid mängusituatsioone, kus asi on nagu väga kuum, on ju, ja sa teadki, et sul on võib-olla olemas idee, kuidas seda lahendada, aga sellel hetkel sa saad aru, et võib-olla tasub püsida nende asjade juures, mida on juba ennem tehtud, mis nii-öelda on õpitud selgeks juba instinktide tasandile, jah. Kui treener tunnetab, et meeskond hakkab kuidagi käest libisema või ütleme, ei suuda teha platsil seda, mida sa parajasti soovid, eks ole, et kuidas sa enda kogemusest oled või mis arvamus sul enda kogemuse põhjal on, et kas sellises olukorras aitab pigem niisugune käredam stiil või peaks proovima niisugust sussu-mussut natuke? Jällegi täiesti niisugune tunnetuslik küsimus, et esiteks ta on natukene nii-öelda treeneri enda persoonist kinni ka, kui käre vana ta on, et kui sul on treener, kes ainult oma infot annab edasi nii-öelda väga valjult, väga verbaalselt, siis ma olen päris kindel, et mängijad väga ruttu harjuvad sellega ära ja see nii-öelda ei tööta, et ma ikkagi usun, et see on selline tunnetuslik koht, et sa pead aru saama, mis hetkel tuleb rahu hoida, mis hetkel tuleb ikkagi käratada ka ja tegelikult, kas see töötab, siis see selgub ju ikkagi alles pärastpoole, jah, et see on jällegi selline grupi selline sisene tunnetus, et sa tead,
sa tead oma poisse, sa tead oma mängijaid, sa tead, kuidas kellelegi midagi mõjub ja sa tead, kuidas kas ja kuidas grupp reageerib, kui olla rahulik, kui olla üliemotsionaalne, kui olla vihane, mis iganes, et need on minu arust kõik vajalikud asjad, mida treener peab kasutama. No ma sinul seda käreduse nuppu väga palju pole näinud, et on ta sul ikkagi olemas kuskil? Jah, mulle ei meeldi inimeste peale karjuda, ütleme ausalt, et kindlasti ma olen väga emotsionaalne seal ka time-out'ide ajal olnud, aga üldjuhul see, kui ma kellegi või grupi peal nii-öelda häält tõstan, see on ikkagi päris ekstreemne situatsioon, et mina ise usun, et inimene oma olemuselt ikkagi teeb paremaid otsuseid, kui ta on sellises stabiilses mentaalses nii-öelda tasakaalus, et kui asi lainetena käib, siis osad suudavad opereerida ka nendes väga ekstreemsed tingimustes, aga osad kukuvad ära, et ma olen pigem proovinud hoida sellist või leida vähemalt sellist võimalust, kus sa saad olla nii-öelda selle leveli peal, kus sellist üles-alla lainetamist ei ole, et see on minu stiil ja jah, et ma ei tahagi treenerina kellegi teise moodi olla. Aga mõnikord üles raputamise mõttes nagu meelega, võib-olla see ei peagi südamest tulema, selline meelega natuke võib-olla ka halvasti ütlemine või see konflikti minek, et see on mõnikord nagu õigustatud. Ja, on nõus, see on õigustatud, et sa pead neid nuppe peab kindlasti vajutama, et kui me oleme võistlusolukorras, siis see on tegelikult tavaelu olukorrast erinev, et seal tuleb teha hästi kiireid otsuseid ja seal ei ole seda läbirääkimise võimalust, et siis kindlasti selline üle piiri minek on üks mehhanism, üks tööriist, mida peab kasutama, jah, aga mina kindlasti olen püüdnud vältida nii-öelda isiklikuks minemist selle puhul, jah. Kui meeskond ei mängi nii, nagu soovitakse, nii nagu peatreener ise ei soovi, tahaks näha midagi muud, aga pilt, mis platsil avaneb, on teine. Mis siis on kõige parem, sinu arust kõige parem või kõige õigem muutuste viis, et kas vaadata ümber lihtsalt meeskonna taktikaline pool või muuta meeskonna koosseisu, mis tähendab teatud rahad panevad ka omad piirid või siis tõesti vahetada treenerit, et mis sinu hinnangul, ütleme sellises olukorras, sa oled pikalt olnud, sa oled igast olukordi näinud, mis kõige paremini töötab? Sa räägid üleüldiselt, et kui tundub, et mingid asjad ei tööta. Kui sa näed, ütleme, võime üle kanda ka seda, ütleme praegu sügisesse, aga tegelikult see on ju tüüpolukord tegelikult, see ei ole mingi Kalev Cramo, mingi ekstra olukord, see on nagu tüüpolukord. Et mis nendes olukordades kõige paremini tegelikult toimib? No need olukorrad on, jällegi sa pead need olukorra põhjused ju ritta panema, vaatama, mis on siis nii-öelda tähtsuse järjekorras, millest need põhjused on tekkinud, on ju, et kui sul selle põhjuste reas esimene on vigastused, siis see on tegelikult ju kontrollimatu olukord. Kui sul seal põhjuste reas on esimene mingi taktikaline nii-öelda erisus, siis kindlasti sa saad seda muutma hakata treeningutel. Kui sa oled pannud nii-öelda eksinud sellega, et mängijate valik ja nende sobivus kokku ei ole, siis
ja see tuleb sinu enda nii-öelda analüüsis esimesena välja, siis kindlasti tuleb alustada sealt, et esimene asi on jah, et kui midagi analüüsima hakata, siis panna nii-öelda järjekorda tähtsuse järgi, milles need põhjused siis ikkagi peituvad, et ja vastavalt sellele siis tuleb kuhugi suunas liikuma hakata. Kui palju peatreener vajab sellisel hetkel selles analüüsis kõrvalist abi? No peatreener igal juhul, kui tal on kõrvalt tulev sisend olemas, mis võib-olla, eks seal on jällegi kahte moodi, on ju, et kui see tuleb neutraalselt tasandilt väljaspoolt, siis sealt saab anda nii-öelda üldist tagasisidet, pigem võistkond ja mis seal sees toimub, nüansid, nendega on kursis ikkagi inimesed, kes seal igapäevaselt töötavad, et oluline on ikkagi nende inimeste nii-öelda tagasiside, mis sealt tuleb, jah, kui analüüsi teha. Kui suur on oht, et niisuguses keerulisel hetkel, ütleme see peatreener ja võib-olla ka abitreenerid jäävad nagu sinna oma mahla sisse keema ja oma potti sinna pöörlema, et otsivad neid väljapääsusid, aga väljapääsu nagu ei leia või võib-olla arvavad, et leiab siit, ei tule, et proovime siit, ikka ei tule ja ei suudagi enam võib-olla neid adekvaatseid otsuseid langetada. Jah, kindlasti näevad ju treenerid, no peatreener on ju tegelikult kursis üleüldise organisatsiooni tööga, et see, kui see niimoodi ei ole, siis tekivadki võib-olla need samad momendid, et jäädakse nii-öelda sinna oma nii-öelda sellisesse boksi kinni, aga üldjuhul ikkagi peatreeneril on nii-öelda olemas teadmine, mis toimub, mis sisendit talle antakse muu staffi poolt, mis sisendit antakse nii-öelda kontori poolt ja see kõik tuleb nii-öelda siis oma otsustes, sellega ju tuleb arvestada, jah. Ja sellest lähtuvalt tulevad ka võimalused, mida saab muuta ja selle järgi pannakse plaan ka paika, millega tegeletakse. Mu see küsimuse mõte oligi see, et ma mõtlesin, et tihtipeale võib-olla ongi niisugustes olukordades see, et need peatreenerid jäävadki nagu oma kuidagi sellesse asja kinni ja ei suuda sealt lihtsalt nagu väljapoole enam näha, et mida kauem see niisugune raske periood kestab, sa sügavamale sa sinna sisse vajud. Ma ei tea, ma ei ole päris sellises olukorras olnud siis, jah, et ma ei oska niimoodi sellist asja välja tuua, et neid situatsioone, mida sul hooaja sees on vaja lahendada, see on tegelikult ju igakuiselt, et see kuu raames sul on vaja nagu tegeleda 10 erineva kriisiga, mis puudutavad korvpalliplatsil toimuvat, mis puudutavad korvpalliväljakult eemal olevat, aga ikkagi sinu võistkonna liikmetega seotuid asju ja see on peatreeneril nii-öelda lisaks sellele, mis tal on vaja välja mõelda, kuidas platsi peal hakkama saada, on kindlasti see nii-öelda vastutusala tunduvalt suurem ja veel lisaks sinna juurde võtta nii-öelda meie kultuuri osas on ka ju kõik, mis puudutab igasugust nii-öelda toetajate poolt ja fännide poolt, et see ka kõik ju tegelikult lõpuks jõuab treenerini ja neid otsuseid tuleb ju seal samamoodi kaaluda ja nendes asjades, nendes protsessides kaasas olla.
noh, see vana klassikaline ütlus on, et see pole õige treener, kes pole tööta jäänud keset hooaega kunagi, eks ole, et nüüd sa oled ka selles klubis, võib niimoodi ütelda, ja tegelikult sel sügisel on ju olnud, sa võid ennast üldse väga suurte treenerite seltskonda lugeda, kui palju see sügis on Euroliigast treenereid vahetanud ja väga legendaarseid mehi siin, Obradovitšid ja ütle nüüd, Milano treener oli ja Messina, jah, ja Kokaškov ja kõik need mehed, eks ole. Et nüüd kui kokku võtta see meie jutt ka, et natuke aega möödas ka, et kui sa praegu hommiku ärkad ja mõtled, et pagan, et noh, ei peagi sinna Kalevi etteotsa minema, et mis tunne see on? Aus vastus on, et kui ma hommikul ärkan, siis mu keha ei ole sellega veel nii-öelda aktsepteerinud, et ma ei lähe kuhugile. Ja võib-olla ka mentaalsel tasandil ma ei ole veel suutnud distantseerida sellest, et see kindlasti võtab aega ja ma arvan, et sellel hetkel, kui saab nii-öelda emotsionaalselt nendest asjadest lahti lasta, siis on see võimalus nii-öelda rahulikult edasi minna ja tegelikult adekvaatselt vaadata tagasi asjade peale, mis toimunud on. Jah. Aga kui palju sa praegu enda peas protsessid seda, mis toimus? Ma saan aru, et sa korduvalt ütled, et sinu jaoks on see kõik nagu veel liiga lühikese distantsi peale, et teha mingeid järeldusi või tagasivaated, aga ilmselt peas ja paratamatult need mõtted ikkagi ju tiirlevad. Ei, jah, kindlasti alguses tiirlesid nad nagu kogu aeg, et praegu tegelikult ma pean ka treenerina nii-öelda kasutama neid samu võtteid, mida ma nii-öelda pedagoogina oma nii-öelda õpilaste peale siis kasutan, et tegelikult tuleb edasi liikuda, et need asjad elus on rasked ja nendest tuleb aru saada, miks need juhtusid ja mida varem see asi enda jaoks normaliseerida, seda kiiremini sa suudad normaalselt edasi jätkata. Sa ütlesid meie jutlemise alguses, et see koondise asi ja see võimalus nagu seal töötada tuli nagu selles mõttes nagu heal ja õigel ajal, et ei olnud nagu pikka niisugust niisama olemist. Kas see tähendab seda, et sa tegelikult praegult, no ma ei tea, tuleks ükspuha kust pakkumine, oleksid valmis juba asuma uude organisatsiooni ja uue organisatsiooni etteotsa ja peatreenerina mõnda muud võistkonda juhendama? Jah, paraku jah, selles suhtes ma olen valmis jah, et see on paraku üks meie sellise, kuidas siis ütlen, töö osasid, et kui jääb teekond poolikuks, siis kodus istuda ja neid teadmisi diivani peal hoida on tegelikult aja raiskamine, et ma arvan, et ma olen näinud kõvasti vaeva, ma olen ennast arendanud ja mul on nagu anda päris palju, et ma kindlasti ootan uut väljakutset ja ma olen sellest valmis kinni haarama. Selge, selle teadmisega on hea seda jutuajamist ka lõpetada, Indrek. Väga tore jutt oli ja avasid natuke niisuguse tippklubi treeneritöö tagamaid ka, et ma usun, et oli inimestel ka huvitav seda kuulata, nii et suur tänu sulle rääkimast. Aitäh!